The next day. Nii, on pühapäeva lõuna kell 12. Lähme Matuga uuesti kalale, sellepärast et Kasari sillast allapoole on vaja kalastuskaarti ja see kehtib 48 tundi ja täna veel meil kehtib, nii et ei lase raisku seda, et proovime Matuga veelaugi püüda. Matu läheb peale Saare slaideriga, mis on kindla peale minek ja mina üritan siis trofeeaugi täna Mattiase ostetud üle 20 euri maksis siuke läinud 22 euri. Et ma proovin sellega siis ühest trofeed täna. Ja mul on käisin eile naabrinasi sünnipäeval, natuke paha alla nagu paistis, aga värske õhk teeb paremaks. Et näeme jõe ääres. Nii. Matu võtab koha sisse ja teeb esimese viske. Saare slaider otsas, Kasari jõe peal, esimene vise. Kas on kohe võimeline kala välja tõmbama? No. Vihma tibutab natuke. Hea kala ilm. Hästi tuleb, aga kala esimese viskega ei tulnud. Nii, Matul otsas. Tõmba. Võtsin sügav ka. Tuleb. Ilusti tuleb. Käisin teinud varustus ära, see ei muidugi esimesse kohta viitsinud kaasa võtta. Näpitsad olid seal sees. Saare slaider on ainuke asi, mis töötab. Ma ei tea, kas me ei oska või õigel ajal haakida, aga teiste lantidega on see äraminemisprotsent on nii suur. See Saare slaider ja Estlandi landid on lihtsalt ainuke sõeldus, kus ikka auga otsas on, siis põhimõtteliselt on käes ka juba. Ta on välja, Matu proovis pöörleda vahepeal, aga sellega ei tulnud midagi kohe. Muidugi ei tule, sest auga ootab ju Saare slaiderit. Tellisin eile 2 slaiderit veel, kuigi meil on 3 tükki, aga me 2 nädala pärast lähme Matuga Saaremaale 3 päevaks kala püüdma. Siis pole mõtet midagi muud seda üldse tegelikult kaasa võttagi. Nii, see on ikka nii sisse ajanud selle jumme. Siin läheb mässamiseks, sinne paega Matu natuke nüüd. Siin läheb aega. Nii et kui veel uudised tuleb, siis teeme uue klipi. Jah. A few moments later. Nii, Matu sai spinnerbaidiga esimese, ehitasime ühe konksu otsa veel, aga no nii palju kõik võtab väga hästi spinnerbaidiga, aga kõik läheb minema, see on ka moka otsast kinni. Ei tea, mis ma mingi kolmiku sinna taha ehitama või ma ei tea. Aga Matu tegi ära selle vähemalt sai kätte. No palju kaalus? 1, 4, 1. Nii, teine Matul täna. Vägev. Ma pole ühte küll saanud. Nii. Juhtus niisugune asi, et meil ei läinud kinni ja veits mõtlesin, et ta ei jäta seda. Ja just juhtus niisugune asi, et sinna ei läinud kinni. Ja lant jäi kinni ja veits mõtlesin, et ta ei jäta seda siia. Ma ainult läheb ikkagi järgi. Ja, käes, ära tõmba mul käes kinni. Ja siis nagu jah.
ja siis ma tulin ka siit niimoodi. Siit tulin ja kukkusin siis sisse. Vedas oleks peaaegu sisse kukkunud. nii, nüüd teeme selleks challenge'i mõttu, et kes järgmise kala kätte saab, siis see peab teisele jäätsi ostma täna Krossist. Ja siis on 3 kala käes, siis lähme minema ka. On ju? Ja Matu hakkab siis Saare slaideriga püüdma, ma hakkan mepslusoksi 3-ga. Noh, rohkem kala ei saanud täna. Ühtegi võtta kui polnud, aga siis kumbki jäätis ka ei saa, nii et jääme ilma. Ja rohkem polnud augi tarvis ka meil. 2 päevaga siis 4 augi ja korralikult suppi ja saab ahju ka midagi panna homme näiteks. Ma sain ujumas käia ja üks tross läks käest pooleks. Jumal natuke käes läks, et ma ei saa alles ostsin kalli trossi. Peab ikka demo trossidega püüdma, nüüd pole ühtegi lihtsalt käest pooleks läinud. Aga vägev päev, läbi merede vihma saad kogu aeg. Ja nüüd koju suppi tegema.